Tere, mina olen Stella, olen Rahvatervise Akadeemia imetamisnõustamise väljaõppe õpilane, Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli õendustudeng ja hetkel töötan Pärnu haigla erakorralise meditsiini osakonnas abiõena. Imetamisnõustajaks ajendas mind õppima see, et märkasin enda tutvusringkonnas mitmeid noori emasid, kellele valmistas imetamise üks või teine etapp raskusi. Tundsin, et imetamisnõustajana saaksin neid toetada ja seeläbi panustada emade ja beebide paremasse vaimsesse ja füüsilisse tervisesse. Rahvatervise Akadeemia väljaõppe kasuks otsustasin, kuna see on kokku pandud oma eriala spetsialistide poolt, on väga laiapõhjaline ja sisaldab ka praktilist väljaõpet tervishoiuasutuses. Senine õppimiskogemus on olnud väga suurepärane, et kuna me alustasime väikese grupiga, siis see andis võimaluse luua avatud ruumi, kus kõik julgevad jagada enda mõtteid, tundeid, rõõme ja ka muresid, mis õppimisega on seotud. Oleme selle aasta jooksul grupikaaslastega üksteise õppeteed väga palju toetanud ja samas saanud palju tuge ka enda koolitajatelt. Teoreetilise õppe ja praktika käigus olen saanud kinnitust sellele, et imetamisnõustaja töö pakub palju väljakutseid, kuid see eduelamus, mille saad siis, kui oled aidanud beebi tema ema rinnale, ei ole millegiga võrreldav. Kuna meie tervishoiusüsteemis on emade ja beebide sünnitusjärgne käsitlus jagatud erineva tervishoiuspetsialistide vahel, siis näen imetamisnõustaja väljaõpet kindlasti suure abina teistele õdedele, kes peavad näiteks perearsti vastuvõtul nõustama emasid seoses nende muredega, mis imetamisel on tekkinud. Peale lõpetamist on mul võimalik tööle asuda kas tervishoiuasutusse või pakkuda imetamisnõustamist eravastuvõttudel.